Tšau, mina olen Lilian ja ma õpin Hawaii'l ülikoolis. Minu ülikooli nimi on University of Hawaii at Manoa. See asub Honolulus, mis asub Oahu saarel ja Oahu on natukene väiksem kui Saaremaa. Ja ma olen siin kergejõustiku stipendiumiga. Minu eriala on kõrgushüpe ja koolis õpin ma ka 2 erialal, siis psühholoogias ja kommunikatsioonis ja kõrval erialana õpin hispaania keelt. Ja hetkel on mul käisil 4. aasta ja see on siis nii-öelda nominaalaeg USAs baka kättesaamiseks, aga kuna mul on sportlasena võimalik tulla tagasi ka 5. aastaks, siis on mul plaanis ka järgmine aasta tagasi tulla. Hetkel siis päike paistab, aga padukat hakkas ka sadama, nii et see on üks asi, milleks ennast ette valmistada, kui Hawaii'l ülikooli tulla, et tühjast kohast võib kogu aeg hakata vihma sadama, aga see ei kesta kaua üldiselt. Aga kui ma olin otsustanud, et ma tahan Hawaii'l ülikooli tulla, siis tuli mul teha terve hunnik paberimajandust ja see võttis omajagu aega. Seega, kes on otsustanud, et ta tahab USAsse ülikooli tulla, siis ma soovitan võimalikult vara paberimajandusega peale hakata selleks, et viisa õigeks ajaks valmis saaks ja ei peaks stressima selle pärast. Alustuseks sellest, kuidas ma üldse Hawaii'l ülikooli jõudsin. Põhimõtteliselt kogu oma teadliku elu ma olen unistanud USAsse ülikooli tulemisest, peamiselt sellepärast, et mu ema käis ka USAs ülikoolis, nii et see oli kogu aeg mul mõtteis olnud. Aga siis pärast gümnaasiumi lõppu ma hakkasin mõtlema, et okei, kus ma siis tulla tahan ja ma teadsin alati, et ma tahan tulla sooja osariiki, nii et ma arvasin, et ma lõpetan kas Californias või Floridas, aga siis kuidagi jäi Hawaii mulle silma ja ma olin alguses veendunud, et see on scam, et ei ole võimalik, et Hawaii'l on ülikool ja et see on veel Division I NCAA ülikool ja et neil on naiste kergejõustik. Aga ma saatsin treenerile meili ja nad olid esimesed, kes vastasid ja pakkusid mulle täisstipendiumi. Nii et siis ma ütlesin, et ma tulen ja proovin ja kui mulle ei meeldi, siis ma saan ju alati vahetada, aga ma arvasin, et ma kahetseks kogu elu, kui ma vähemalt ei prooviks Hawaii'le ülikooli tulekut. Ja nagu öeldakse, the rest is history. Ja ma ei hakka valetama, algus oli väga raske. Põhimõtteliselt ma tulin täiesti üksi, siis oli veel koroonapandeemia aeg 2021. Oma 2 kohvriga lendasin teise maailma otsa, konkreetselt keset Vaikset ookeani ja kõik oli uus keel, uued inimesed, uus kool, uus trenn, nii et mul võttis päris pikalt aega, et kõigega harjuda ja tunda, et see on nüüd normaalne elu. Ja ma arvan, et oligi umbes 2. aastal, kui ma hakkasin tundma, et nüüd on hea olla ja et elu muutus oluliselt kergemaks. Nii et mu õppetund või siis nõuanne oleks see, et kui algus on raske, et siis ei tasu alla anda, sellepärast et see üks raske aasta oli väga väärt, need ülejäänud väga vahvaid aastaid. Ja natukene mu igapäevaelust. Kuna ma olen siis student athlete ehk siis õppursportlane, siis minu päevakava ja ka tunniplaan on tehtud trenniplaani järgi. Enamjaolt on 3 korda nädalas hommikuti jõusaal ja siis on veel enamuspäevadel ka pärastlõunane trenn. Kokku on siis umbes 20 tundi nädalas trenni, nii et see on põhimõtteliselt nagu mu töö siin. Ja selles mõttes on õppursportlastele väga mugavaks elu tehtud, et meie tunniplaan tehakse trenniplaani järgi, ehk siis see on tõesti väga hea võimalus, kes tahab teha samal ajal kõrgel tasemel sporti ja omendada ülikooli haridust, siis on USA väga hea võimalus. Ja ütleme nii, et elu läheb kohati väga hektiliseks ja väga palju on teha, aga tuleb lihtsalt oma kohustutest kinni pidada ja oma aega hästi planeerida, siis on kõik võimalik. Aga kui ma peaks ühe fraasiga kirjeldama USA ülikooli või oma USA ülikooli elu, siis ma ütleks, et see on organiseeritud kaos. Ja ütlen ausalt, et vabal ajal tegevuste leidmisega ei ole raskusi, sellepärast, et ma elan Hawaii'l ja siin on teha väga palju.
See on üks mu kodulähedane park, umbes 5 minutit mopeediga, võib-olla 20-30 minutit jalutada. Siin ma käin tihti lihtsalt võrki käes lugemas või päevitamas ja iga pühapäeva õhtul on siin jooga, kus ongi õues saab joogat teha. Ja muidugi ma käin rannas, igal pool on väga palju ilusaid randu. See saar on väga mitmekülgne, iga saare otsas on erinev loodus ja lisaks sellele see saar on piisavalt väike, ehk siis saab umbes tunni aega igasse saare otsa, kui tahta. Ja mis ma veel teen? Käin matkamas, matkata on väga äge, väga palju ilusaid mägesid ja kohti ja ka teistel saartel on võimalik käia väga lihtsasti, lennud on võib-olla 20-30 minutit. Nii et vaba aja sisustamisega siin üldse probleeme ei ole. Kui ma peaks võrdlema oma ülikooli kogemust võib-olla sellega, mis ma olen filmides näinud või oma peas ette kujutasin, siis see on olnud üpriski erinev. Aga ma arvan, et see on suuresti selle tõttu, et mu ülikool on Honolulus, mis on rohkem turistilinn kui nii-öelda college town. Seega siin ei ole võib-olla sellist ülikooli melu olnud ja just siis sellist ühikaelu ja võib-olla ülikooli pidusid, nagu filmidest näha on. Aga ma ütlen ausalt, et ma ei vahetaks seda elu mitte millegi vastu ja ma olen väga rahul ja õnnelik, et ma valisin Hawaii ja mul on kõik need muud võimalused siin ümberringi. Ja ütlen kindlasti, et kellel on vähegi võimalik, siis ma soovitan USA-sse ülikooli vähemalt proovida tulla. Ja see tõesti on väga võimas kogemus olnud ja kasvad inimesena. Ma ütleks, et see on veel kõige väärtuslikum osa olnud, et ma olen saanud iseseisvaks inimeseks ja see on väga, väga väärtuslik kogemus olnud minu elus.